Tere tulemast tagasi mu kanalile. Mina olen Janne ja ma olen siis holistiline tervendaja ja kaksikhinge alkeemik. Ja teeme 3 grupiga kiire energia ülevaatuse ja sõnumid sulle, kes sa oled kaksikhinge teekonnal jumalik naisprintsiip, ehk siis sõnumid jumalikule naisprintsiibile. Ja ilma pikema sissejuhatuseta 3 gruppi, esimene, teine ja 3. Mul ei ole aimugi, mis siit praegu läbi nagu tahab tulla. Ma isegi täpselt ei tea, mis ma küsin, aga lihtsalt hakkame vaatama, et ju siis tuleb siit see kõige olulisem, mis tulema peab, tuleb siit läbi. Ja paneme siis 12 gruppi siia kõrvale. Nii, alustame esimese grupiga. Oranž kivi. Ja nii kaua, kui ma segan, siis ma natuke annan infot, et ma tegelikult lisaks YouTube'i kanalile viimasel ajal ma olen natuke vähem videosid teinud, sest et mul on praegu jooksmas päris mitmed erinevad koolituse sarjad ja nendest üks on siis ka spetsiaalselt kaksikhinge teekonnal olevatele inimestele. Ja see on siis 4-nädalane grupp, mis varsti mul saab läbi ja siis ma teen teise grupi teen ilmselt novembri algusest. Kui sa tead, et sa oled kaksikhinge teekonnal, siis ma väga-väga soovitan sul tulla sinna gruppi. Sul on võimalus minuga iga nädal kohtuda, saada minult juhatust, saada mult abi, saada ravi, saada homöopaatiat ja saada vastuse kõikidele nendele küsimustele, millele oskab vastata siis ainult see inimene, kes on ise kaksikleegi teekonna läbinud kaugemale kui sina, eks ole. Vastasel juhul, kui sa kuulad kedagi, kes on sellel teekonnal jäänud püsima lahusteadvusesse, siis ta ei tea jumalikku tõde ja ta ei ole võimeline siis nõustama sind, sest kaksikleegi teekond on spirituaalse ärkamise ülestõusu teekond. Ja see on kiirtee Jumalani, see on kiirtee siis transpersonaalsesse üks olemisse oma kõrgema minaga ja sinu kaksikhing, sellel tasandil te oletegi te olete üks hing 2 kehas. See on enamasti väga keeruline, väga raske ja kohati väga valus teekond, aga teisel pool seda raskust, seda valu, seda spirituaalset ärkamist on ka sinu kõige hämmastavam, kõige parem elu koos kõikide su hingeplaanide elluviimisega siis, mida sa praegusel hetkel oma mõistusega isegi ei pea teadma, aga mis näidatakse sulle järk-järgult. Nii, aga esimene grupp, jumalik naisprintsiip. Mis on sõnumid? Nii. Super. Esimene grupp sulle sisemaailmas, sa oled kinni oma mõtetes, sa mõtled oma kaksikhinge peale, sa kasutad väga palju oma intellekti, võib-olla oled sa kaksik, võib-olla oled neitsi, see on selline merkuurilik energia, selline väga ajutegevuses, intellektis kinni, see on su sisemaailmas. Välises maailmas sa oled asunud spirituaalsete õpingute teele. Väga hea progress on siin, lihtsalt mingi aja pärast ma tahaks näha seda, et sul sisemaailmas oleks ülempreest rinna samamoodi nagu välismaailmas, eks ole. Et praegu veel on välismaailmas liiga palju mõtetega samastumist ja kui me samastume oma mõtetega, siis me olemegi lahus teadvuses, seega lahus oma kaksikleegist. Ja soovitus sulle on alustada uute õpingutega, minna sellele kursusele, millele sa oled tahtnud minna, jätkata selle kursuse koolitusega, võib-olla sa oled minu grupis, siis vaim ütleb sulle, et see ongi see, mis sa peaksid tegema.
Ühesõnaga mingisugused õpingud ja uued ettevõtmised, mis annavad sulle teise perspektiivi ja mis aitavad sind sinu spirituaalsel teekonnal edasi. Sest nagu ma ütlesin, see ongi sinu spirituaalse ülestõusu teekond, see on teadvuse teekond. Mis on spirituaalsus? Spirituaalsus on hing. Me ei saa sinna läbi intellekti, sa ei saa mõelda ennast sinna, vaid see on teadvuse avardumise teekond. Ja kui sa oled aktiveeritud kaksikleek, see tähendab, sa koged kaksikhinge teekonda, siis sa oled kiirteel teadvuse avardumisse. Nii, vaatame sinu meesenergia. Sinu meesenergia on natuke, ma ei varja, siin on natuke sellist mängurlikku, kerglast, seiklushimulist. Võimalik, et tal on mingisugused teemad seksuaalsusega, tulepoiss, amburlõvi jäär, aga ei pea olema. Tema enesekindlus ja eneseidentiteet mehena on veel väga palju seotud tema välise karismaga, võib-olla flirdiga, võib-olla sellega, kuidas on tema seksuaalsus, ehk ta ei ole seda energiat veel, ta pole oma ülestõusus jõudnud sinna, et ta selle energia tõstaks kõrgemale ja jällegi see on täiesti okei, kõik me alustame, nii mehed kui naised, kõik me alustame oma spirituaalse ärkamisega toksilisest maskuliinsusest ja toksilisest feminiinsusest, eks ole. Ja sinul on võimalus see kõik ära tervendada, need haavad erinevalt siis ülejäänud kollektiivist, kes ei koge, kelle hing ei ole valmis veel ärkama ja kes ei koge kaksikhinge teekonda. Välises maailmas tal on selged plaanid, võib-olla ta tegeleb tööga palju, oma projektidega, oma eesmärkidega, ta on puhtas maskuliinses energias, ta juurtšakra on aktiveeritud ja vaim soovitab talle välja selgitada, mis on see, mis ta tegelikult tahab, mis on ta tegelikult soovid ja unistused. Esimene grupp, ma kasutan siis enda tehtud kaarte, kaksikleegi hingesugulaste kaarte. Esimene grupp. Ja, lase minna. Nägin sind unes. Jällegi seksuaalprobleem, et siin võib tõesti olla midagi seksuaalsusega. Helde ja isa. See tähendab, siin on siis sisemise meesenergia tervendus, toksilise meesenergia tervendus. Palun pea meeles seda, et kui sa oled päris kaksikleegi teekonnal, siis te olete üks. See tähendab, et siin ei ole tegelikult seda, et on tema probleem, vaid tuumas, kui sa vaatad sügavamale, see on teil üks ja sama probleem, aga see manifesteerub näiliselt illusioonide maailmas, just kui oleks see ühel või teisel, eks ole. Et midagi siin on haavatud maskuliinsete programmide vabastamisega. Nägin sind unes, te näete üksteist unes, et siin on seda 5D tasandi kontakti, mis kaksikleekidel kipub olema. Aga sul on vaja lasta lahti eesmärkidest selles suhtes, et sul on kinnisideed ja arusaamised, kuidas asjad peaksid olema ja kuidas sinu teekond peaks välja nägema või kuidas sinu meesenergia peaks olema, sa pead sellest kõigest minna laskma, eks ole. See on põhiline pidev selline alkeemiline õppimine, mida me sellel teekonnal teeme ja kogeme. Ja olenevalt olukorrast, et kui sa tahad spetsiifilisemat nõuannet, siis tule mu kursusele või eraseansile. Osadel kaksikleekidel on vaja radikaalselt tõmmata piir ja eemalduda sellest füüsilisest isikust. Osad tulevad oma energia ja spirituaalse tööga toime ka sellisena, et nad ei pea juhet seinast välja tõmbama.
et seda ma vaataks ikkagi individuaalselt. Sa ei pea ja sa ei ole võimeline minna laskma sellest inimesest, eks ole, sest et te olete üks hing, aga sa pead lahti laskma oma obsessiivsusest ja eesmärkidest ja sellest, kuidas siis see lõpptulemus peab olema. Ehk see on teekond alistumisse. Vaatame. Lausa 5 kaarti vaim tahab, et oled valgus minu elus. Hingesugulane. Siit tuleb 2 sõnumit läbi. Üks on see, et võib-olla sina, kes sa kuulad seda gruppi, osad teist ei ole kaksikleegi teekonnal, vaid olete hingesugulased, eks ju. Et sa ei arvaks, et see... Ja teiste puhul on see, et hingesugulane on tulemas sinu ellu. Hingesugulane võib olla samast soost, võib olla teisest soost, võib olla romantiline suhe, aga ta ei ole su kaksikleek, eks ole? Sest et te olete praegu kaksikleegiga distantsil, kauguses, eemal, võib-olla te ei suhtle. Oled valgus minu elus. Sina naisenergia pool oled rohkem ühenduses siis südamega kui meesenergia pool. Ja tööta andestamise kallal. Et siin on teie lahusolek on tingitud sellest, et midagi teie vahel juhtus, mille peale sul on väga palju raskeid madala sagedusega emotsioone selle situatsiooni, selle toimunu ja oma meesenergia suunal. Ja see hoiabki sind madalas sageduses. See hoiab madalas sageduses. Andestamine on suurim enesearmastuse akt. Kus sa teeskled, et sa oled rohkem tervenenud? Kus sa teeskled, et miski ei tee sulle haiget? Kus sa surud alla mingisuguseid tundeid? Kus sa üritad kontrollida ennast ja elu ja ümbrust, eks ole? Ja ma tunnen, et see on sinu kõrgem mina. Soovib, et sa rohkem oleksid helde iseendaga, et siis sa saaksid teistele seda anda, leida siis suuremeelsus enda osas ja vabaneda nendest kontseptsioonidest, mis hoiavad sind praegu selles valus, selles ängis, mida sa koged, seada need kõik küsimärgi alla. Ja vaadata, kui su kaksikleek ilmub selle peale välja, siis oli tegemist su kaksikleegiga, kui mitte, siis oli lihtsalt kellegi teise isikuga tegemist. Ma võtan teile ajastuse kaardi ka, ma tean, et situatsioon paraneb. Nii et asi läheb paremaks, kui praegu on raske, kui praegu on keeruline, kui kõik on teadmata, kui tulevik on teadmata, ja seda enam praktiseeri kohalolu, praktiseeri mindfulnessi ja alati meil on 2 õppetükki, mis on peamised, mida meie teejuhid ja vaim meilt kogu aeg küsib. Esimene on, mis takistab sind olemast kohalolus, eks ju? Istumast oma valuga, istumast oma tunnetega, istumast selle situatsiooniga ja läbi selle alles sa võtad vastu selle hetke reaalsuse nii, nagu ta on, ehk liigud aktsepteerimisse. Ja teine, me ei saa elus järgmisele tasandile, kui me ei ole hetke raskusega, hetke situatsiooniga täielikku aktsepteerimisse jõudnud, eks ju. Siis on õppetükk läbitud ja me liigume spiraali pidi ülesse. Ja teine asi on alati, lahendus on suurem enesearmastus. Alati. Sinu järgmine tasand on suurema enesearmastuse juures. Ja kui me oleme, mul hakkas kõrv undama, just nimelt see enesearmastus on praegu hästi oluline sõnum. Kaksikleegi teekond ongi enesearmastuse teekond. Ühesõnaga, kõik on teisel pool enesearmastust, meie soovid ja meie kaksikleegi
õndsus. Nii, aga grupp number 2, kes te valisite selle, ma loodan, et te näete, et mul on nii mõnusalt päike praegu, paistab siit terrassilt sisse. Imekaunis sügis on, ma loodan, et te naudite seda sama palju kui mina. Teise grupi jumalik naisprintsiip, vaatame sulle. Ja samamoodi, nii kaua kui ma segan, kui sa koged kaksikleegi teekonda, siis kirjuta mulle ja pane ennast kirja 4-nädalasele kaksikleegi kursusele, millega ma alustan novembri algusest. Sealt saad sa siis kõik vastused ja tööriistad ja selgust. Teine grupp, sinul on välises maailmas, siin on mingisugune tornimoment sul olnud. Võid mulle kirjutada kommentaaridesse teine grupp, mis see tornimoment oli. Aga mingi vana on kokku kukkunud, mingi ehmatus, midagi siin on olnud välises maailmas sul. Sisemaailmas sa tegelikult, su hing on valmis liikuma evolutsioonis ülespoole. Sinu kõrgem mina, sinu hing teab, mis toimub ja tahab liikudagi avardumise suunda. Aga maises plaanis näeb see välja, et järjekordne kas mingi totaalne selline polarisatsioon sinu kaksikhingega, mille peale te laiali jooksete. Üks siis hakkab suruma, teine jooksma. Suruja ja jooksja dünaamika on alati kõikidel kaksikhingedel. Kui seda ei ole, siis on tegemist hingesugulasega. Yin ja yang, pluss ja miinus, tõmbumine, tõukumine, eks ole. Ja soovitus vaimu poolt on sulle siis tõsiselt, ikkagi päris tõsiselt, mitte niisama, et tore on nagu kaarte katsuda ja kive katsuda ja käia kuskil, ma ei tea, ühekordsel üritusel, vaid tõeliselt liikuda sissepoole, tõeliselt asuda oma spirituaalse ülestõusu teekonnale. Siit tuleb läbi neitsi, ambur, lõvi, jäär, kaljukits. Vaatame sinu meesenergia. Võimalik, et te olete töö kaudu kuidagi seotud omavahel. Ta on natuke oportunistlik, ta on kirglik seikleja. Mängur ja et ta on veel sellises kohas, kus seksuaalne oportunism on siin, aga samas sisemaailmas tal on sügavad tunded. Tal on väga sügavad tunded sinu osas. Palju sügavamad, kui sa ette kujutad. Mida ta välja ei näita. Väljapool sa näed ainult seda, et ta on mitte pühenduv ja et ta võib-olla tahabki sinuga justkui ainult seksuaalset suhet, seksuaalset seiklust, kirglikku seiklust. Nii, võtame siit, vaatame teine grupp, mis on sõnumid teile. Võtame sulle jumalik naisprintsiip, sõnumid. Sul on vaja tervendada kaassõltuvust, sa oled andnud oma väe ära väljapoole endast, sul on fookus sinu 3D reaalsuse suhtel. Enda ülesehitamine on vajalik. Kas sul on oma kodu, kas sul on oma
Logistikaasjad, kui sa oled mõelnud autot osta, kas sul on töökoht, on sellega kõik korras, kas sul on midagi pangalaenudega seoses siin lõpetamata, kas sa oled välja tulnud oma karmalisest suhtest, karmalistest suhetest, kõik need peavad olema enne läbitud, et tõeliselt võtta vastu oma ülestõusuprotsess, eks ju, kus sa klammerdud oma karmatasandi külge, sa püsid kaassõltuvuses, sa püsid karmas ja sa tegelikult ei ole ülestõusu teekonnal edasi liikumas. Ka sinus on palju sellist teise tšakra tuld ja mängurlikku energiat, see ei ole ainult sinu kaksikleegil, vaid ka sinus endas on sellist valmisolekut juhusuheteks, sõelumist, otsimist, katsetamist, oportunistlikku, võib-olla sellist, kus sul ei ole selget kavatsust, sa ei ole selget tellimust pannud ja selget suunda võtnud oma elus ja oma suhetes, et sa ei ole juhtimist võtnud oma eraelu osas, sellepärast see peegeldus on sama, aga sa saad aktivatsioonikoode. Sa oled ülestõusu teel ja need mõtted, intuitsioonid, mis sul tekivad, need on aktivatsioonikoodid. Ära heida meelt oma suhte osas. Kui sa oled kahelnud selle suhte osas, siis see on kinnitus, et te olete üksteise peegelpildid ja situatsioon laheneb varsti, väga ilus, midagi head, sensuaalne ja depressioon. Sul on vaja tervendada depressiooni, sul on vaja tervendada oma kurvameelsust, paigalolekut, saada parem kontakt oma jumaliku naiselikkusega, mis ongi sensuaalsus. Sensuaalsus on väga jumaliku naisenergia omadus. Selleks meil on vaja head kontakti oma tunnetega, kehaga. Ja ma võtan teile samuti, võtame sõnumi su meesenergialt. Ma ei suuda end väljendada, olen ma piisav. Ja ta mõtleb, te mõlemad peegeldate tagasi üksteisele kahtlusi selle suhte ja üksteise osas, mida te ei suuda väljendada. Tema mõtleb, kas ta on piisav, ta ei suuda end väljendada, sellepärast on vaikimine, sellepärast ei lahenda neid asju. Ja kui sulle tundub, et tema on mängurlik, siis tegelikult tema näeb sind samasugusena ja sisimas ta mõtleb, kas sa üldse oled lojaalne. Eks ju, see on peegeldamine, see on see frustreeruv peegeldamine, kus te mõlemad olete tegelikult täpselt samas kohas. Nii, vaatame ajastus. 5-10 kuu pärast. 5-10 kuu pärast võib midagi olulist teie sidemes toimuda, muutuda, transformeeruda. Nii, ja liigume edasi. Edasi siis kolmas grupp. Sa valisid selle roosa kivi. Ja vaatame sina siis kolmas grupp. Segan su kaarte. Kui sa koged kaksikleegi teekonda, siis ma kutsun sind registreerima enda kaksikleegi kursusele. See on 4-nädalane, rangelt privaatne kursus, kus sa saad siis vastuse kõikidele oma küsimustele ja segadusele ja selguse siis oma kaksikleegi teekonna osas. Nii. Kolmas grupp, jumalik naisprintsiip. Sa oled praegu jäänud toppama, kolmas grupp. Sul on paigal seis, sa oled
võib-olla sul on koduvahetuse, töövahetuse protsessid, sa oled suutmatu praegu otsuseid langetada ja edasi liikuda, sest et sul on mingisugune otsustamatus, sa oled kahe vahel, kas see on karmapartner ja sinu kaksikleek, kas on endine suhe ja uus elu, aga uued algused praegu on takistatud. Sul on praegu mõttepaus. Korra vaatan veel, mis on soovitus sulle? 3. grupp. Intuitsiooniga on vaja paremat kontakti, seksuaalenergia on nagu, kuidas ma ütlen, ta on kas üle- või alatalitluses. Ta ei ole päris tervelt, eluenergia ei voola läbi su keha, vaid ta on siis kas selle energia liikumine on kuidagi kas sa jagad oma eluenergiat, seksuaalenergiat valimatult või vastupidi, on see nii repressioonis, supressioonis ja see on ka põhjus, miks sinu spirituaalne kanal praegu ei ole lahti. Sest vaim ütleb sulle, et sul on vaja hakata saama kontakti oma Shakti energiaga, oma spirituaalse energiaga. Sa pead õppima, millele öelda ei ja millele öelda jah, eristamisvõime. Vaatame sinu meesenergia, sinu kaksikleek. 3. grupp. On ahvatlustes, täpselt, see on äge, kuidas ta peegeldab tagasi, eks ju, samamoodi. Ta on ahvatlustes, ahvatlused, otsustamatus, ahvatlused, nii nagu sina ka ei tea, te olete kahe vahel. Temal on isegi veel rohkem siin karikaid ja sellisi, rohi on rohelisem ja sellist justkui ebareaalset unistamist, reaalsusest, illusioonides olekut. Väljapool ma näen, ta on sellises toksilises skorpioni energias, ta on emotsionaalselt manipuleeriv. Ta hoiab tagasi informatsiooni, ta üritab kontrollida situatsiooni, ta on võib-olla armukade, ta varjab seda. Teie suhtes on armukadedust, üksteisega manipuleerimist ja teil on vaja välja tulla oma lõppenud eluetapist. Mõõkade 10, kas tal on vaja lahkuda sellest, vana elu on läbi, vana suhe on läbi, see etapp on läbi. Millest te hoiate kinni? Te peegeldate üksteisele sellist ebaküpsust suhetes, otsustamatust ja egokontrolli. Te ei ole veel asunud oma ülestõusu kallale, et see on, ma tunnen, et see grupp on üsna alguses oma kaksikleegi ärkamisel ja sa ei tea üldse, mis asi see kaksikleek on ja mida see teekond sinust küsib ja mida see tähendab. Sa ei pane veel kokku, et see on sinu spirituaalne ärkamine, vaid sa oled väga 3D-s oma vaatlemisega. Vaatame nõuanne. Nõuanne on siin kool, õpingud, pooleli jäänud projekt teha lõpuni, hakata kirjutama, töötada enda kallal, koostöö. Ja leida tahtejõud, et siin ollakse kuidagi väga lükata, tõmmata ilma sisemise tahteta. Ma tajun jah, et siin on sellist ebaküpset lükata, tõmmata nagu toksilist spirituaalsust, millel ei ole spirituaalsusega tegelikult pistmist, vaid mis on kaassõltuvuse ja oma elu mitte juhtimise selline väljendus. Aga mida on egole meeldib presenteerida, et see on spirituaalne olemine. Siin ei taheta võtta vastutust oma materiaalse elu eest, oma materiaalsete tulemuste eest, et mis 3D-s sulle vastu vaatab.
et tavaliselt on meil soovitus on just liikuda alistumisse, aga siin on justkui üle alistunud, mis see küll päris nii ei ole, aga see tähendab seda, et ollakse just nimelt täiesti lükata, tõmmata ja tahtejõudu või meesenergiat selles grupis ei ole. Väärikust, konkreetsust, materiaalsust, sihikindlust, suunda, otsustamist, selgust, jumalik meesprintsiip on puudu, 3. grupp. Jumalik meesprintsiip on väga toksiline teie mõlemi sees või puudu olev. Nii. Mis on üks selline näide, kuidas me oma väe ära anname. Võimalik, et karmalistele partneritele ollakse mugavustsoonis suhtes, mis on tegelikult läbi. Tekitad aukartust. Ma parem lahkun ja mängin just, et seda olukorda ei eksisteeri, sellist vältimist ja ma ei suuda sinuga koos olla. Kas sa oled avatud? 3. grupp, siin on tugev selline tugev vastupanu sellel grupil, väga tugevalt ollakse egoteadvuses, väga kaugel oma hingeplaanist. Ma väga vabandan, kui see trigerdab. Üldiselt ma olen aus oma sõnumites, väärikas ja see on just see, mida tihti meil on vaja, väikest triggerit. Ja määratud side on sul, ja sul on ikkagi määratud side, sa pead tõusma. Siin on mingid kadeduse blokeeringud. Ma millegipärast tunnen, et tugev 3. osapoole energia. Situatsioon paraneb. Mõned päevad see nädal on siin midagi tulemas. Vaatame. Kolmas grupp, jumalik naisprintsiip, mis sa pead tegema? Kolmas grupp, anna mulle teada, mis siin toimub, sellepärast, et kas sina hoopis kuulaja, sa oled teises suhtes, teises pühendumises, vaim tahab, et sa sealt välja tuleksid. Mulle tundub, et jumalik naisprintsiip on siin kuhugi väga takerdunud mingisugusesse rolli. Ja sellepärast see peegeldus sinu meesenergia poolt on ka selline, nagu ta on. Nii, 3. grupp, viimased sõnumid teile. Jah, kaassõltuvus. Enesesabotaaž, mingi tugev paigalseisu energia siin on, aga vaim astub vahele ja orkestreerib, et ma tunnen, siin on energiapuhastust vaja teha. Et 3. grupp, ma tunnen, sa oled paigalseisus ja sul on vaja kõrvalist abi. Mulle tundub, et sa ise ei saa isegi täpselt aru, et mis sind takistab. Miks see olukord nii on? Sa oled mingis kohas, mis on sul väga karmaline, see tsükkel on läbi, eks ju. Ja sa ei oska midagi ette võtta, et sul on vaja energiapuhastust, sa pead pöörduma kellegi poole, et tulla sellest limbost välja. Sest see energiat on mulle hästi karmaline, hästi raske. Sinu energiat ei taha liikuda. Ma ei tea, mis sul 3D reaalsuses, mis seal täpselt on, sa võid kirjutada siia video alla, kui sa oled avatud ja julge. Eks ole? Aga me ei ole loodud elama siin paigalseisus, vaid me peame kasvama, arenema, liikuma ja tegema oma elus otsuseid ja valikuid kooskõlas oma kõrgema minaga. Ma loodan, et saite siit juhatust ja järgmiste videoteni.